Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiitliaasta on läbi ning aeg on rääkida tulemustest. Kuidas viia tiitliaasta saavutused publikuni ja kohalikele kultuuripealinna elanikele valimiste sügisel, mil kogu Eesti on täis plakateid suurte lubadustega? Lubada ei olnud kultuuripealinnal enam midagi. Lubadused täidetud, oli aeg rääkida tulemustest. Tartu 2024 täitis samuti linnaruumi plakatitega, aga need olid väiksed, väga väiksed. Sest suured teod ei vaja suurt plakatit. Kampaania läks avalikuks valimiste nädalal ning fotod miniplakatitest pakkusid elevust sotsiaalmeedias. Kas tõesti pani Tartu 2024 Tallinna pilvelõhkujatele üle elusuurused plakatid või kleepisid üle suure Munamäe torni? Pärast valimiste nädalat tunnistasime üles, et kuigi fotod ei olnud tehisintellekti tehtud, vaid päris, siis silmapettega me mängisime ning näitasime fotodel asju suuremana, kui need tegelikult olid. Plakateid, mitte tulemusi. Miniplakatid on ka keskkonnasõbralikumad, mis on kooskõlas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 suurema eesmärgiga teha revolutsiooni keskkonnahoidlikus kultuurikorralduses. Kampaania kestis 4 nädalat ning fotod levisid sotsiaalmeedias, Facebookis ja Instagramis. Piisas väikestest plakatitest ja suurtest tegudest. Ja mis kõige tähtsam, Tartu 2024 pidas oma tiitliaasta eelsetest lubadustest kinni.